Tere! Vaatame, kuidas kasutada ekraanisalvestusvideode ja voogedastuste tegemiseks mõeldud tarkvara OBS Studio. Tegu on täielikult tasuta vabavaralise programmiga, mis tähendab, et mitte mingisuguseid piiranguid lõplikule videole ei seata. Programmi saate alla laadida veebilehelt obsproject.com nii Windowsile, Macile kui Linuxile. Kui te olete programmi alla laadinud, installeerinud ja avanud, siis esmakordselt peaks teile avanema sarnane vaade nagu minul. Nüüd võib tunduda, et tegu on päris keerulise programmiga, sest neid valikuid ja sätteid on siin päris palju. Aga ühe lihtsa ekraanisalvestusvideo tegemiseks ei ole siin tegelikult palju vaja teha. Ja liigumegi selleks kohe aknasse Sources ehk siis allikad. Nüüd plussmärgi peale vajutades saame valida erinevaid allikaid. Audio input capture on erinevad helisisendid, display capture on erinevad monitoripildid, image tähendab, et saame lisada pilte, saame lisada piltide slideshow, teksti, veebikaamerat ja nii edasi. Alustuseks lisame oma ekraanisalvestusse monitoripildi ja selle jaoks valime display capture. Jätan see nime samaks, vajutan OK ja nüüd, kuna minul on kasutusel 2 monitori, siis ma saan valida, kumba monitori ma soovin salvestada. Ja salvestan praegu, valin siit endal teise monitori ja kindlasti jätke linnukega siia Capture Cursor ruudukesse, ehk me salvestame ka kursori liikumist. Ja OK. Minul on nüüd siin teises monitoris lahti Google Classroom. Näiteks ma soovin oma õpilastele näidata, kuidas nad saavad Google Classroomis ülesandele vastata või siit ülesandeid täita. Ja me näeme, et meil tekkis väike probleem, ehk siis see monitori resolutsioon ei vasta meie projekti resolutsioonile. Ehk siis see monitori pilt on tegelikult natuke teises formaadis. Ja see nüüd tähendab seda, et kas osa jääb meil siit ääre taha peitu või siis jäävad servadesse mustad ääred. Selle jaoks, et seda parandada, kõige lihtsam viis on teha parem klikk meie allika peal, meie monitori pildi allika peal ja valida siit Resize Output. Ehk see tähendab seda, et meie väljund tehakse sama suureks kui meie monitori pilt. Klikime siia, yes, ja nagu näeme, väljundi suurus, külje suhe muutus täpselt samaks nagu meie monitoril. Teise asjana võiksime lihtsalt testimiseks lisada siia näiteks ühe pildi. Ma võtan jällegi plussmärgi peale, allikate juures plussmärk ja valin image, ehk siis pilt. Lähen nüüd otsin enda arvutist mõne pildi, ütleme, et ma tahan enda videodele panna kuskile nurka kooli logo või enda nime või midagi, mis näitab, et see video on minu loodud. Browse ja mul on siit mõned pildid ette valmistatud, mul on siin üks banaan. Ütleme, et see banaan on minu logo. Vajutan OK. Nüüd ma saan seda banaani siit ringi liigutada, kuhu nurka ma teda soovin liigutada ja nurgast kinni võttes saan muuta banaani väiksemaks. Ja lisaks, kui ma hoian all klaviatuuri peal alt nuppu, vajutan aldi alla ja võtan külje pealt ruudukesest kinni, ma saan seda piltiga lõigata või inglise keeles croppida väiksemaks vastavalt enda soovile. Ehk siis muudan natuke tausta vähemaks ja liigutan banaani siia ülesse nurka, pean alla nurka. Ja võin nüüd ette kujutada, et see banaan ongi minu video logo. Teise huvitava asjana võiksime näiteks lisada enda veebikaamera pildi. Selle jaoks lähen jällegi siia plussmärgi juurde ja võtan Video Capture Device ehk siis veebikaamera. Jätan nime jällegi samaks, OK. Ja ongi automaatselt lisatud minust video ka. Jätan kõik sätted siia samaks ja liigutan video endast teise alla nurka. Teen ka video natukene väiksemaks. Kõikidele nende allikatele on võimalik lisada mitmeid filtreid. Et lisan praegu näiteks sellele enda veebikaamera videole ühe filtri. Selleks teen siin veebikaamera allika peal parem kliki, filters, effect filters plussmärk ja võtan siit maski. Jätan nime samaks ja mul on ette valmistatud üks ringi pilt, läbipaistva taustaga ringi pilt. Vajutan open ja jätan endale siia ringi pildi maskiks. Ehk siis ma ise ei ole enam ruudu sees, vaid olen mõnusalt ringi sees. Natukene võtab vähem ruumi ja on ka võib-olla
ilusam. Nüüd esmakordsel avamisel me siin audio mikseris on juba lisatud kaks helisisendit. Üks on desktop audio, mis tähendab, et sa lindistab kõike, mis meie arvutis ka toimub. Ehk siis, kui me peaksime võib-olla siin brauseris avama YouTube'i ja laskma sealt mõnda heliga videot, siis selle heli samamoodi salvestub meie uute ekraanisalvestusvideosse. Teine allikas on mikrofon ja enamasti, kui te teete näiteks videot oma sülearvutist, siis on teil siin automaatselt valitud sülearvuti mikrofon, võib-olla kui te teete näiteks lauaarvutis ja teil on sellel veebikaamera mikrofoniga, siis on teil valitud siin veebikaamera mikrofon. Kui teil on mõni väline mikrofon, siis te peate ilmselt ise seda mikrofoni allikat muutma. Ja selle jaoks saate minna hammasratta peale siin mikrofoni juures ja valida Properties ja siit Device ehk siis seade, millist heli te soovite valida. Mina valin praegu siit Line 2, oma väline mikrofon, ja ma linnistangi välise mikrofoniga. Te saate siit selle mikrofoniga välja lülitada, kui te soovite, vajutada lihtsalt siia, või samuti näiteks oma arvuti heli välja lülitada, vajutada siia kõlari ikooni peale. Vajutan mikrofonid sisse ja tagasi. Kui teil juhtub tõesti nii, et praegu teile mikrofoni valikuid siin ei ole, siis saate mikrofoni samamoodi lisada allikate alt plussmärgist. Audio Input Capture ja ja valida oma mikrofoni, millega te soovite heli lindistada. Võtan praegu siit samamoodi välise mikrofoni, vajutan ja mul on see mikrofon lisatud siia nüüd uuesti. Et on topelt, aga see on sellepärast, et mul ühe korra oli juba olemas. Ja ongi kõik lindistamiseks valmis. Viimase asjana peate vajutama Start Recording nuppu, tegema oma toimingud ära, vajutan Start Recording, video lindistub ja kui kõik on valmis, vajutama Stop Recording. Teie video on salvestatud automaatselt teie arvutis olevasse videos kausta. Te saate seda ise sätetelt muuta, kuhu te soovite oma videot tegelikult salvestada. Minul on ta praegu siin enda videos kaustas. Kui te soovite seda mujale salvestada, saate seda siin muuta. Saate muuta ka palju erinevaid muid sätteid, et millise kvaliteediga video salvestatakse, millise resolutsiooniga, millises formaadis, saate lisada siia oma kiirkäsklusi ja palju muud. Selle programmiga tegelikult on teha võimalus väga-väga palju asju, et see oli ainult väga väike sissejuhatus. Kui teil võib-olla tekib küsimusi, tahate teha midagi väga spetsiifilist, siis võite alati jätta sellele videole kommentaari või siis saata mulle näiteks e-mail. Aitäh!